vabandan veel kord tekkinud pausi pärast, sellepärast, et hing on tegelikult see strateegiline punkt, mis on meie kõikide jaoks see, mis meid inimeseks tegelikult teeb, mis meid paneb tegema selliseid valikuid, mis on issandale absoluutselt meelepärased ja mis täidavad tema tahet. See on see koht täpselt, kus tegelikult iga inimene saab enda jaoks alati üht-teist teha, alati enda heaks muuta kõik selle issanda tahte meelepäraseks ja selliseks, et see tema päevades elavaks ja nähtavaks saaks. Tänasest kirjakohast tegelikult lõpuks see riik hukkus. Kui sa ikkagi asju täiesti ebafunktsionaalselt kasutad, kui sa mõnitad jumalat, nagu teeb tänapäeva lääne tsivilisatsioon, ja perekonna mõnitamine ja põhja laskmine on tegelikult samaväärne sellega, mida tegi kuningas Belsassar. Ja see toob karistuse kindlasti neile, kes sellega kaasa lähevad. Sellega need vaesed õnnetud hinged ei arvesta, et ükskord saab Jumal ikkagi neid kätte. Kõik kurjuse teenerid saadakse ükskord Jumala poolt kätte. Kõik need, kes on inimesi represseerinud oma kurjuse agendaga ja alustavad ikkagi ju tegelikult alati perekonna põhjalassimisest, naeruvääristamisest ja selle üle irvitamisest ja kõige kuulutamiseks suhteliseks. Ei ole siin mitte midagi suhtelist. Tsivilisatsioon on läbi ajaloo töötanud alati kindlate reeglite järgi. Me ei saa seda välja lülitada või kui seda tahtlikult teha, siis on täiesti selge, et see on teadlik kuritegu hoopis. Selle välja lülitamine. See on täpselt samasugune rumalus, nagu see kuningas tegi, et võtta need templiristad ja hakata pidu pidama nende pühade asjadega. Ja siis selle kõige juures veel ka ebajumalaid teenida. See on täpselt samasugune rumalus. Ja kõik õnnetud hinged, kes selle tagateadlikud on ja kellel on valik ja võime mõjutada inimesi, kes seda teadlikult teevad. Nendega läheb täpselt samamoodi, nagu läks selle kuningaga ja selle suurnikega. Küsimus on selles, et kui nad isegi enam ka neid isikuid ei kuula, kes tegelikult kuulutavad, et palun ärge tehke seda, siis seda enam veel on täiesti kindel, et neid tabab lõpuks hukatus ja häving. Niisiis perekond on püha tsivilisatsiooni alus. Rollis olevad inimesed on tegelikult läbi ajaloo olnud tsivilisatsiooni alus. Ja kõik need, kes selle vastu on töötanud, tegelikult teenivad aus kurjust. Sest iga vähegi mõtlev inimene saab aru, et kui me nõrgestame populatsiooni, kui me lükkame teadlikult kõik agendad selle süsteemi vastu, mis tsivilisatsiooni üleval hoiab, siis me tegelikult hävitame selle. Jumalal ei ole üldse mingid vahed, kui peenelt te seda enda arust teete. Jumal näeb teid niikuinii läbi ja saab niikuinii aru, mille tegelete. Ja läheneval ajal, mis on tegelikult juba apokalüptiline, ja me tegelikult ei teagi päris ausalt öeldes, kui kiiresti ja milleni need asjad viivad ja kui kiiresti saavad tõeks need ette kuulutatud sündmused Johannese ilmutuse raamatus, mis on tegelikult juba osaliselt käimagi läinud. Need on käima läinud ainult, et inimesed ei taju seda. Inimesed sageli ei saa aru, millega tegu on. Ja need, kes saavad, neid enamasti ei taheta kuulata. On inimesi, kes on ärganud ja nagu me näeme ja tänasel päevalgi, et kes tahavad kuulutada tõde ja kes tahavad näidata, mis tegelikult toimub. See on ülemaailmne probleem. Praegu igal samm, mis on astutud kurjuse agenda vastu ühel või teisel viisil tegelikult issanda teenimine. Ja see on äärmiselt tähtis. Sellepärast, et kõigepealt, kus need isikud pärit on, kes seda õudset agendat läbi viivad? Nad on ju mingist perekonnast pärit, neil on kõikidel mingisugune oma lugu taga. Aga kui nüüd kujutame ette, et see perekond on teadlikult kurjust näiteks teinud, siis ei saagi ju midagi muud tahta, kui need isikud on tegelikult mõeldud hoopiski nende inimeste hävitamiseks, kes seda kurjust ei teeni, kes sellega kohe üldse mitte kaasa ei taha minna ja
kes tahavad Jumalat teenida või kes tahavad väärikat inimese elu elada, omi talente jagada, siis selliste isikute vastu need väga protesteerivad ja hävitavad neid. Tegelikult tõesti praegune kriis on mõeldud inimeste hävitamiseks. Ja on ilmselge, et ühel või teisel viisil tuleb selle vastu astuda. Aga mida need kurjuse agenda teenrid tegid? Nad suutsid propagandaga uinutada paljud inimesed ja teha niimoodi, et see ühiskonna kahju on juba tegelikult päris korralik praegu. Nad on võtnud inimestelt tegelikult juba eelnevalt ära eetika ja ajaloolise mälu paljudelt ja arusaamise sellest, milliste mehhanismide alusel ühiskond töötab. Ajaloolist mälu on korralikult kahjustatud ja lõhutud peavoolu sopameediaga, kus on näidatud sageli valet ja pettust ja seda jällegi üle maailma, kus on propageeritud moraalitust, väärastunud perekondi, väärastunud suhteid, haiglust, kurjust, vägivalda. Ja seda kõike on teadlikult tehtud. Need on kõik need tead, mis on võrreldava kuningaspelse Sassari armulaava riistade kasutamine või õigemini jumala teenimise riistade kasutamine peopidamiseks ja ebajumala teenimiseks. Need on täpselt samaväärsed teod kõik. Ja siin ei ole mitte mingi kahtlust, milleni see lõpuks välja viib. See, mis praegu toimub, on tegelikult selle kuratliku plaani viimane osa, kuidas inimkond omale allutada ja ta muuta kuulekateks orjadeks. See on selle kuratliku plaani lihtsalt viimane osa. Mingi inimgrupi käes on tõesti olnud võimed ja võtmed tsivilisatsiooni hävitada peenelt ja ulvalt ja aega mööda. Ja ikkagi saagitakse kõigepealt seda oksa, mille kogu tsivilisatsioon istub ehk perekonda. Lühidalt öeldes kuulutanud kõik selle, mis kuulub ühe normaalse tervikliku perekonna juurde, ebanormaalsuseks üle maailma. Ja viimasena on mindud lähisuhete kallale. Sest tegelikult mõtleme nüüd loogiliselt, milleks need kõik need meetmed vajalikud on. Selleks, et kuulutada normaalsus ebanormaalsuseks. Selleks, et näidata peenel ja kuratlikul viisil, näete, kui te teete saatanale kummarduse, siis te saate seda edasi teha. Sellel on oma hind. Kui inimesed selle kurjuse mürgi mõju ei suuda neutraliseerida, siis nad tegelikult hukkuvad. Sest ma kardan küll tõpuks tegelikult väga raske on ellu jääda. See on